Stuudios on saabunud õpetaja Hille Uustalu, kes on üks Petersoni kooli inglise keele õpetajatest ja tulevase 10. klassi klassijuhataja. Alustuseks vaatame, mida teie kolleegidel on teie kohta öelda. Milline kolleeg on Hille Uustalu? Hille Uustalu on väga sõbralik, lahke, abivalmis inimene, keda võib alati usaldada, oma muresid kurta ja rääkida. Mis teda iseloomustab on kiirus. Tal on alati kiire. Ta on selline kerge energiaga, kellega on väga mõnus suhelda. Klassijuhatajana on ta äärmiselt toetav, tunneb huvi laste õppimise, tegemiste vastu ja teda võib alati usaldada kui klassijuhatajat. Hille on väga mitmekesiste huvidega, ta tunneb huvi psühholoogia vastu, poliitika vastu. Hille ei ole kunagi mugavustsoonis. Kui keegi palub abi, siis ta jätab kõik oma tööd pooleli ja tuleb ja aitab alati. Niipea kui Hille peale, mina mõtlen, siis tuleb mul naeratus näole. Sellepärast, et kui Ülle lõpetas siin, et Eleriin annab õpilastele vastutust, laseb ise olla, siis Hille on küll see, kes võtab õpilaselt käest kinni, tuiskab mööda maja ringi, otsib, kuidas saada lahendust. Hille on nagu hea haldjas oma õpilastele, kes kogu aeg on nende kohal, kogu aeg uurib, mis, kus, kuidas läheb ja ta kunagi ei kõhkle abi küsimast. Niipea kui ta tunneb, et peaks nüüd kõvem sõna tulema kuskilt poolt, siis ta kohe otsib need lapsed, toob kohale ja vaatab, et Hille on väga hoolitsev, emalik ja kaitsev. Kui ma õpetaja Hille peale mõtlen, siis meenub see, kuidas ta tormab ühest koolimaja otsast teise, madalad kingad jalas, et ruttu jõuaks oma klassi juurde, oma probleeme lahendama, oma mingisuguseid teateid ütlema ja hästi palju helistab õpilastele, ei lase neil olla laisk ega lohakas ja õpilasel, kellel on väga abi vaja, siis ta käib ka kodus ja toetab teda kodus heinte vahel. Kuidas kolleegide mõtted tundusid? Need on täiesti tõed. Aga kui raskelt see tuleb, et hästi palju oli märksõnu just selle kohta, kui palju te toetate enda klassi ja kuidas teie jaoks on hästi oluline, et nemad hakkama saaksid. See nõuab ju tohutut energiat ka teie poolt. Kust te selle leiate, kuidas te seda jõuate? See ei ole energia, see on nagu tahtmine nagu inimest aidata. Et see tuleb sealt, jah. Te olete olnud klassijuhataja hetkel 2 aastat, tulevane klass on teil 3. aasta. Kuidas need kogemused on teid kui õpetajat arendanud? No raske öelda, tähendab, eks klassis on igasuguseid õpilasi. Ühed on sellised nagu ahvikesed, hästi, nagu minagi, kiire. Ahv on minu lemmikloom ka. Ja nad leiavad siit koolist alati selle ilusa ja selle, mis neile meeldib. Aga siis teises otsas on sellised õpilased, kes on nagu vati sees hoitud või ema ja isa teevad kõik takkajärgi ära ja siis nad nagu ise ei suudagi nagu toime tulla ja siis midagi on, siis on kuidagi nagu süüdistavad õpetajat. Et ma olen nagu püüdnud seda vältida, et nad ei saaksid nagu ise rohkem hakkama. Aga nii ta on, et... Te olete täna inglise keele õpetaja. Kuidas see valik teieni jõudis? Valik jõudis niimoodi, et mul oli väliseestlane tädi, kes elas Londonis ja ta saatis mulle ühe sellise suure paksu sõnaraamatu, selle Websteri. Ja siis see oli vist 8. klassis ja siis ma veendusin, et ma tahan õppida keeli, et siis ma kujutasin endale ette, et kõik need keeled, mis vähemalt
noh, Eesti või tähendab Eesti, inglise, vene, saksa, hispaania, soome, et neid peaks iga inimene oskama ja siis ma läksin inglise filoloogiasse ja pärast inglise filoloogiat ma mõtlesin küll, et ma tahtsin giidiks saada õudselt. Ja siis ma töötasin ka 2 aastat Tartu reisibüroo, oli selline asutus, enam ei eksisteeri, kui käis parvlaev Estonia siin Eesti ja siis Eesti vahet, et siis sai nagu tehtud neid linna ekskursioone ja Petseris sai ka nädalavahetusel sõidetud. Aga siis tuli perekond ja siis ma mõtlesin, et jah, et siis ma pean millegagi muuga tegelema. Ja siis ma läksin raamatukokku, aga raamatukokku mulle õudselt meeldis, kuigi minu klassijuhataja tuli ja ütles mulle, mis sa siin teed, kuidas sa siin hakkama saad, et sa oled ju nii tagasihoidlik ja kuidas sa üldse suhtled siin. Et noh, tema nägi minus, et ma hakkan kunstnikuks, et kuna ma joonistasin. Aga siis raamatukogus oli tore, kõik need raamatud said läbi loetud, tookord ei olnud arvuteid, olid tohutud sabad seal raamatukogu lettide ees ja siis pidi jooksma seal ja tooma üliõpilastele neid raamatuid kõikidelt aladelt. Ja mul olid kõik täpselt peas, kuigi raamatukogu oli suur, et täpselt teadsin, mis asjad ilmuvad, täpselt teadsin, mis linna peal toimub, kes kellega käib, mis teatris toimub. Absoluutselt tähendab, mul oli selline hästi suur pilt. Ja siis tuli minu pioneerijuht üks päev raamatukokku ja ütles, et kuule, tule appi. Ma ütlesin, et mis vaja on. Ta ütles, et kuule, meil on sinna sellesse kommertsgümnaasiumi on vaja inglise keele õpetajat, et me tahame nagu erikursust sisse viia, et tule aita. Ja siis ma ütlesin, et kooli ma küll ei lähe, see on nii õudne, et tule, no proovi ära, kui ei meeldi, siis lähed ära. Ja siis tänu temale ma sinna kooli jõudsingi ja olen nagu senimaani jäänud. Aga see raamatukogus töötamise hoogsuse, kiirus ja raamaturiiulite vahel jooksmine on ikkagi säilinud? Jah, see on säilinud, et see oli hea trenn. Eluks ajaks harjumus. Aga kui te oleksite saanud selleks ameti valdkonnas töötajaks, kelleks te soovisite 5-aastaselt näiteks saada või nooremana, siis mis ametina te täna leiba teeniksite? Tähendab, mina tahtsin saada, ma ei tea, 5-aastase, ma ei mäleta, mis on, aga kõige alguses oli mul see, kui ma lugesin salaja seda Lindgreni meisterdetektiiv Blomqvisti ja siis ma tahtsin saada uurijaks ja kriminaaljälituseks. Ma mõtlesin, et oi, kui saaks teada, mis nende kurjategijate ajus toimub, et see oli minu jaoks kõige panev. Ja siis tegelikult ma praegu vaatan ka tagasi, mõtlen ka, et küll on kahju, et ma kooli ajal keemiat ei õppinud, et mõtle kõik, mis oleks maailm lahti. Aga see detektiivigeen on teist siis endiselt nagu selles osas olemas, psühholoogia teile ju meeldib. Ja mulle meeldib niimoodi, et kui ma leian näiteks mingi probleemi, tähendab mul endal või et suhted ei klapi või miski läheb viltu. Et kohe hakkate detektiivi mängima? Siis ma hakkan kohe uurima, kas ma lähen sotsiaalmeediasse, lähen raamatukokku, võtan mingit, kas eneseabiraamatut või loen mingit, kus see nüüd juhtus, kuidas see niimoodi käib, kas see on ikka tõsi, kas ma saan midagi paremaks endast teha või ei saa või saan seda kuidagi inimest muuta või kuidagi Nagu kolleegid ütlesid, siis mugavustsoon ei ole kohe üldse teie jaoks. Mugavustsoon ei ole, jah. Mis teid motiveerib oma tööd tegema? Motivatsioon, ma ei tea, raske öelda, mis motiveerib. Et kõik leiaksid ikka nagu need õpilased, kes siin õpivad, leiaksid nagu endale koha siin päikse all, et ei oleks niimoodi nagu mul esimese klassi lennuga juhtus, et tuli üks tüdruk ja ütles, et 12 klassi lõpp ja õpetama ei tea üldse, mida ma edasi elus tegema hakkan. Et mul ei ole mitte ühte asja või mitte ühte asja, mis mulle meeldib, ma ei tea. Ja siis ma olin ka kuidagi nõutu, mõtlesin,
et ju siis on see minu tegemata töö või siis, et koolil on tegelikult nii palju asju pakkuda ja ma ei ole kas märganud siis seda inimest või noh, et see siis mul oli väga kurb. Ehk te olete tegelikult elav ja hingav eneseabiraamat ise ka. Okei. Aga miks teile koolis töötada meeldib? Miks meeldib? Et kas seal on ka see missioni tunnetuse osa ikkagi ka olemas, et ma tahan maailma paremaks teha, elusi paremaks teha, elusi muuta? Ja võib ka seda niimoodi öelda, aga ma ütlen, et noh, et koolis töötamisel, no siin on, et ei ole ju ainult õpetaja, et sa oled ju kasvataja ja vaimne ema ja psühholoog ja no ma ei tea, no kõik need elukutsed, kõikidest elukutsest natukese midagi. Et professionaalne võhik peab olema igal alal, et veidikene matemaatikat mõistma, et kolleege mõista. Et üks aine, üks ala, kus sa kindlalt oled, kus sa tunned kindlalt ja teised on siis nagu siis loed juurde või noh, et igast asjast peaks nagu midagi teadma ja peaks nagu oskama nagu sellest asjadesse kriitiliselt suhtuda. Aga raamatukogus seda tagasi ei igatse? Ei, raamatukogu ma tagasi ei igatse, sest mina arvan niimoodi, et see kompuutri taga istumine, see ajab hulluks, sest ma ei kujuta ette, et ma istun seal raamatukogus, ühtegi inimhinge seal ei ole, tuleb keegi või saadab sulle, ma tahan seda raamatut ja siis sa ei tea ka, kus on, ma lähen vaatan nüüd nupukesele, vajutan, vaata, kus see nüüd oli. Sellist raamat, kas ma üldse teangi seda raamatut, tähendab ajus nagu, sinu ajus on tühjus ja kõik asjad on kompuutris, et see mulle ei meeldi. Ehk digiõpe polnud teie teema? Ei ole. Mis teie hobid on? Hobid ongi, lugemine on põhiliselt, siis on aiandus. Psühholoogia. Ja psühholoogia, lugeda meeldib mulle üle kõige, et vahest ma mingi teema kätte saan, siis ma võin tundide kaupa seal istuda arvutaga otsida, et kas see on ikka tõsi, kust see info tuleb, et ma ei usu, et see tõsi on. Et kunagi tuleb küll, et küll esimesel päeval ma ei saa nagu jälile, et mis see tõde on, aga siis mõne päeva pärast ma saan aru, et mis on nagu valeuudis ja mis ei ole valeuudis. Ehk selline meediakriitilisus ja skeptilisus on teie arvates väga oluline ka? Ja mina olen alati skeptiline, et õpilased ütlevad vahest, et natuke naiivne, et te usute kõike, aga see on ainult nagu et ma ütlen, et kas on ka niimoodi või umbes, kas sa niimoodi räägid, et ma püüan jätta sellist muljet, et ma nagu asjast nagu midagi ei tea, et usun kõike, mis ta räägib, aga tegelikult ma ei usu, et ma uurin järgi, kas on asjad nii. Mis muusikat te kuulate? Muusika kuulamiseks, kui aus nüüd olla, siis muusika kuulamiseks mulle nagu eriti aega ei ole, et mul oli kunagi lemmik Kuldne Trio, et mulle meeldib selline show või selline, kuna elu on niigi tõsine, et siis midagi naljakat või niimoodi. Aga kuna mul abikaasa mängib ka kitarri kogu aeg pinistab seal, tema on plaadi välja andnud ja kõike, et siis ma kuulen seda nagu nii, et kõige parem muusika, ma arvan, et on vaikus, et siis kuuleb vähemalt iseenda mõtteid, et muidu kui kogu aeg muusikat kuulata, et siis ei olegi aega. Väga huvitav mõte, sest et seda on ju kõige vähem tegelikult tänapäeval. Ja. Teil on ka praegu klass kohe-kohe lõpetamas. Mida nemad teile õpetasid? Raske öelda, ma võib-olla küsida, et mida mina õppisin. Ma õppisin, tähendab, kõiki tundma ja sain aru sellest, et kui mõne õpilasega, kes on selline tagasihoidlik ja ei taha sulanduda klassikollektiivi, et kui sa teda natukese rohkem toetad või juhid nagu suudad talle tähelepanu pöörata, et siis ta hakkab ka nagu aktiivsemaks ja mul on tema üle väga hea meel, sest ma alguses, et sellest ei tule mitte midagi, see õpilane on selline tagasihoidlik, ta ei suhtle kellegiga, endasse tõmbunud ja siis ma olin natuke kurb, aga ta hakkas suhtlema ja mul on selle üle hea meel. Aga mida ma õppisin, ma ei tea. Saite endale lihtsalt isiksuse tüüpe raamatusse, eluraamatusse juurde. Aga kuidas te iseloomustaksite Petersoni õpilasi, kes teie enda klassist või üleüldse, et te olete ju õpetaja ka, teil on päris palju õpilasi? No, et kui ma siia tulin, siia
siia Petersoni, siis ma nägin tänaval oma õpilast, kes tuli kommertsist ja ma küsin, et kuidas sul läheb, ta ütles, et väga hästi läheb, et kus on ikka distsipliin, et siin on väga hea distsipliin ja kui temal oli seal kommertsis olid 3 ja 2 puru või umbes niimoodi 3-line õpilane, siis nüüd ta ütles mulle, et tal on kõik 4 ja tähendab 4, et ja mina olin täiesti üllatunud sellest, et jah. Aga kuidas te klassiruumi kohandate nii, et iga õpiline tunneks, me oleme kõik erinevad inimesed, erinevate plusside, miinuste, tugevuste, nõrkustega, et nad tunneksid päriselt kõik, et see keeleõpe, mida te pakute, toetab neid selle spetsiifilise nende tugevuse või nõrkuse pooles? Jälle raske küsimus, et kas just keeleõpe, aga mina arvan kõigepealt, et enne kui me saaks mingit keeleõpet hakata teostama, et enne peaks nagu mõtlema sellele, et kui ühed on sellised, kes ruttu saavad asjale pihta, eks, ja teises otsas on need, kes võib-olla need teadmised kuskilt mujalt koolist ei ole nii head, et siis peaks mõtlema sellele, et need teadmised, et kuidas need nüüd parimini valida. Tähendab need suhted, et nad, kui nad on üksteisega tuttavad, eks, nad tunnevad üksteist, suhtlevad üksteisega, siis tuleb see nagu suulised vastused tulevad normaalsemad. Aga kui nad üksteist ei tunne, siis need, kes on kuskilt mujalt tulnud ja kellel see enesekindlus üldse puudub, need ei taha suhelda, nad on vait, nad ei ütle midagi või lihtsalt lähevad klassist välja. Ma ei räägi seal, ma ei räägi teiste ees. Nad ei räägi isegi koha pealt sellest, et see teeb, jah, see on, seda on näha. Aga muidu jah, et kõigepealt jah, et tuleks vaadata, et nad kuidagi omavahel suhtlema panna. Et mina arvan niimoodi, et see on nagu koostöö kõikide õpetajate vahel, et kui klassijuhataja on suutnud nagu nad omavahel suhtlema panna, et siis tuleb ka, ja need on saanud omale enesekindlused, siis tuleb ka keel paremini välja. Millised teie enda tugevused või nõrkused on? Minu tugevused. Tugevused on see, et jah, et ma võib-olla see, ma ei tea, kas see on tugevus või nõrkus, aga et ma tähendab, ma annan kuidagi nagu kuulan nad ära ja siis koos leiame lahenduse ja siis ma annan järele, luban neil vastata nii palju kui võimalik. Et võib-olla see on... Te oskate kompromisse teha väga hästi. Kuidas te selleni olete jõudnud, kas elu on õpetanud või on see algusest peale olnud teie fookus, et ma tahan olla õpetaja, kellega saab teha kompromisse? Tähendab, kunagi oli mul koolitus, oli Rosenfeldi mingi vägivallatu suhtlemine. Tallinnas oli kõige kallim kursus, kus ma olen käinud, see maksis kroonide ajal üle 1000 krooni. Et eelmine direktor maksis mul selle kinni ja see oli 2 päeva ja seal ma sain nagu selle idee, et kuidas võiks suhelda ja kuidas, et kui sinu vastas on kurjategija või on su vastas selline, kes ei taha tööd teha, et kuidas siis tuleks suhelda. Nii, me oleme teada saanud, et mugavustsoon ei ole teile see koht, kus te tahaksite olla. Aga mis teilt eneseületust nõuab ja kuna te viimati miskit sellist tegite? Eneseületus, ma arvan, et eneseületus on siia stuudiumise tulek, sest et mulle ei meeldi olla pildil, mulle ei meeldi olla kaamera ees, ma väldin peeglit ja mina arvan niimoodi, et tähendab,
et eks see pilt on üks tore asi küll, et no vaadata, aga päriselu on ikka ehtsam. Aga päriselu on lihtsam ja selles mõttes, et kui sa tahad inimesest aru saada paremini, noh, nagu siin mõned on ütelnud, et tuleb vaadata südamega, et pilt on küll üks, see võib olla muutlik, eks ju, võib olla petlik, aga ma arvan, et oma südames näed sa tõesti. Just, see on ju kuulus lause Väiksest printsist. Jah, sa näed neid asju õigesti. Ja, aitäh teile ja kallid kümnendikud, nagu te näete, siis teie klassiõed on tulnud teile juba väga palju vastu tulnud stuudiosse, et teiega esimest korda virtuaalselt, nagu kahjuks tänapäevale vist üha enam kombeks kohtuda. Ja ma arvan, et te olete õnnega koos. Kohtume juba järgmiste klassiõetajatega.